Tšau, Parvikassad. Tervist! Täna teeme... See ei ole Big Boys Famul, mis asi see on? See on suur paks poiss põhimõtteliselt. No, poiss oma parimates aastates võib-olla. Big Boys. Big Boys, üks minu lemmikasju Parvekahjus tegelikult. Okay. Ma ei tea miks, aga Parvekahjus on Big Boys tuleb eriline alati, ma ei tea, on nii. Ja on üks asi, mida ma tegelikult ei ole siin kanal teinud, on see, et teeme puhtast veiseliha, veisehakklihast. Okay. Mis okei, sina teed? No selge, kui sa nüüd ütled, siis teeme. Ja selleks, et anda talle maitset ja rasva ja nii edasi, kasutame me siis peekoni katet. Ja me paneme ta 135 kraadi juures niimoodi, et me saaks selle peekoni rasva sulama vähe. Okei, nii et päris ilma seata ikkagi ei saa? Päris ilma seata ei saa, jah. Et siga peab olema. Ja et natukene pehmeks jääks ja mitte päris selline, kuna me küpsetame ikkagi 75 ja pluss natuke ülespool siseda, siis me paneme, nagu ikka pikapoisisse, ka natukene saia, piima ja muna. Et tuleb kohevam ja õulisem ja kui sul midagi selle vastu oli, siis ma alustan äkki sellest ja teeme selle põhja valmis. Täna on meil udupeen riivsai nimega Panko. Kui see on põnev lugu, kui sa lähed ja vaatad ükste kõik millist Ameerika pikapoisi retsepti, siis seal on isegi ei ole kirjas kohati mitte riivsai, vaid on lihtsalt Panko. Ja see on mingi Jaapani värk või ma ei tea, mis on siis. Ja kui sa lähed inglaste mingi asju vaatad, siis on lihatööstuse värk, see on selline nimi rask, mis on selline ka mitte riivsai, nagu meil on harjunud peengi puru, vaid on selline kuivast saiast õhukse ala parmesani riiviga võetud selline laast, mida kantakse vorsti sisse igal pool hästi palju. Siis üks asi, mida ma ei ole teinud, selle veise juurde ma eriti väga ei tahaks ka, on see, et pannakse tihti parmesani. Parmesan on umami. Jah, et võib-olla sa annaks midagi, aga meil ei ole täna parmesani, et me ei pea selle jama pärast muretsema. Ei pea muretsema. Nii, mis sa nüüd teed? Ma teen nüüd nii, et selle riivsaia või Panko või raske, mis iganes meil see on, ma leotan ta kõigepealt läbi. Ühesõnaga ma teen siia massi. Meil on 3 kilo umbes 2,8, kui täpne on Vikmanis siis veisehakliha. 300 grammi on seda Pankot. Ma ei tea, see homseks saab valmis äkki pärast. Jah, ehk siis umbes 10% on riivsaia, ta paisub üles, umbes 25 või on seda 25% tuleb seda massi, kus on munad ja piim ja siis juures. Ja me maitsistame ära selle kõik, sest seda on lihtsam segada. Me paneme siia sisse siis sinu lempari. Jah, Cosmos Q SPG. Ja Iidi most powerful stuff. Jah, siin on sees vürtsid ja natukene seda kiki ka. Ja ta millegi pärast veiselihaga laulab hästi. Pluss meie sise soovitab seda alati brisketi peal ja see tegelikult on nii-öelda koduse brisketi kombo on see mul. Et ma teen selle brisketi, kui Creekstone Eestisse jõuab, et siis ma teen selle retsepti, kuidas lõigata ka niimoodi, et kodus on üliäge. Nii, ja siin võib olla muidugi ka täitsa tavaline sai, aga vaatame, kui see Panko on nüüd ühas igal pool, et kuidas see möllab. Imeb päris hästi piima, aga seda ei tohi teha liiga lööriks, me peame arvestama ikkagi, et seda oleks voolitav ja et üle näeks. Nii, aga löö mulle sina siia sisse siis. Mille vastu me lööme kuradi? Ma annan nipi, sa ei tea, et seda tohib ainult lameda asja vastu muna. Et terava pihta, kui lööd kuskilt kaussi näiteks, siis võivad mikrokillud minna sul sinna sisse ja salmonella ja... Rikkusid lõike laua ära just. No, millega? Salmonellaga. ei, lööd. Proovime siis, ma mõtlen, et praegu teeme retsepti selle koguse peale, et ma oma koka tunnetusega praegu mõtlen, et mitu muna siin okei oleks. Kui meil 3 kilo peale muna on natukene vähe, kilo peale... No aitab vist nüüd 4. Ma arvan jah, kilo peale 1 ja 1 siis otsa. Jah. Oleks sükene mõnus. Segu. Ja, no, praegu ta tundub nagu vedel, aga ma tunnen, et see Panko on täiesti kõva veel siin, et peame laskma natukene aega selle siis paisuda, aga nüüd maitsen ikka sisse, et paneb äkki selle Iidi kõigepealt
sealt ei tule nii palju soola, on ju. Sealt tuleb vürtsi. Paneme selle paika. Sa tahad maitsma hakata nagu või? Jah. Nii, Kalle. Ei tule. Nüüd mis tuleb? Lihakogus on suur, tegelikult seda maitseainet ei ole palju siin tegelikult selle lihakoguse peal. Kindlasti mitte, ma SPG-d panen kindlasti veel rohkem. Sest et SPG on tegelikult alus. Sa peadki otsa vaatama, sa tehes selle lihakogusele, siis paned siia sisse lihtsalt seda. Et protsente siin ei oska enam öelda vist või? No ikkagi, sa võid ju välja arutada jällegi, et ma panin siia nüüd siis 300 grammi ja siit umbes 600, et seda on ka kilo cirka ikkagi umbes kokku. 2,3,8, arvuta kokku, et oleks jälle see protsendireegel ikka. Et kui sul maitsenetes palju protsenti soola sees on ja umbes nii, et... Mul on siuke tunne, et see saab ülehomseks valmis võib-olla. Küpseb või? Jah. Oi, akliha küpseb päris kiiresti. No, televaatad jälle vahet, et... Tema jaoks saab varsti on olemas. Nii, aga... Pane veel. Ma olen sama palju veel. Aga meil tuleb teine maitsene ka muidugi. Jah, see teine on soolasem. Nüüd tundub enam vähem. Ja pärast teeme nagu nii välja rõnga peale. Okei, aga pane seda... Kuidas me võime selle isegi panna peekoni peale hoopis? Ja vilusam, Ta sobib selle peekoniga paremini ka. Kas sa tahad seda... seda peab panema, siin on pipar ja asjad. Jah. Sibul ja küüslauk just siin on suhkrut, juttu, kõike on siin. Kõik head asjad. Jaa, see on parim. Ja nüüd ta peaks natuke aega seisma tegelikult. Et igal juhul kas siin nüüd parem, kui seidaks nüüd see mass, ta paisuks lõpuni ülesse. Ja siis on vähem segamist selle aklihaga. Või kui segame akliha sisse, siis peab see mass enne ahju panema natuke seisma, et need maitseks läheksid igale poole liha sisse ja nüüd vist äkki panin natuke palju piima. Näeme, kui hakkame vormima liha. Muna saab juurde panna. Jaa, ei ega muna paksemaks ei tee ju. Muna teda hoiab vähe koos või? Ei, pärast kui küpseb. Alguses on ta sama vedel nagu vesi. Ja hakkame. On jah. On maitsega. Hakli hea maisma. Ma arvan, et siit tuleb juba täitsa lähedale. Ma pean. See pank on ikka krõbe veel. Jah. Ma nägin, et ta paisub, et natuke peab seisma nüüd. Okei. Laseme. Kaua ta seista võiks? Nii kaua kui palju? Ei 5 minutit. Okei. 5-10 minutit. Tegelikult ongi 5 minutit ja hoopis teist nägu juba. Täpselt, et ei olnud mureks põhjust. Korra kartsin, et läks liiga palju piima, aga hakkame nüüd vaiksele akliha sisse mudima ja maitsime korra ka. Oli hea, ma juba maitsesin. Sibulvärk on ka palju juba ja sool kõik on sulanud. Ja teeme nii, et sa siis kühvelda juurde siia vaikselt, jah? Mul on suured käed. Seda võid teha selles potis, millest sa saad tõkkima. Mul on suured käed, mul korvpall seisab käes. Sul on ka väike poiss kodus, nagu kopaga. Ka vaadata. Kohati on tunne, tahaks selle väikse poisi peast kinni võtta ja tõsta teda asjadest eemale. Aga kohati vaatad jällegi, et tahaks ise see väike poiss olla uuesti, kui mõtled mingid hetked. Kui palju tal autosid on ja kui palju mul on. Ja kui lihtne elu on, võib olla. Nii. See tuleb jah, me peame. Selle siin ahju viimine on nagu sünnituse vastu võtmine arvatavasti. Vaatame. No vaatame. Ma arvan, me saame sellega hakkama, ei ole hullu. Vaatame just, meil on patrikki varuks. Sa arvad, et on, aga... No küll ma enne täna teeme. Aga väga hea tuleb. Ma keerasin muideks ahjutempi üles natuke. Ma panin 140, et saaks selle searasva veel paremini jooksma. Mõttega selle peale, mida ma teen tavaliselt selleks, et rasva käima saada. Et siin ongi see, et miks ma ise ei tee peekoni wrapis tavaliselt. Ja ma olen juurelnud selle üle, miks see nii populaarne on, nagu seda peekoni wrappi teha. Ja ongi iva selles, et ma olen teinud madalatel temperatuuridel. See peekon ei jookse piisavalt hästi madalal temperatuuril tehes. Et... Ei sula ära? Ei sula ära, jah. Paneme
noh, okei, ta ei sula lõpuni niikuinii ära, eks ole, aga saaks midagigi käima ja selle maitse sinna sisse. Sest et peekoni üks probleeme pärast on kindlasti see, et temast ei lähe suits läbi. Õnneks maitseaine on siin sees juba, eks ole. Et me jätame ta alt paljaks täna. Ehk siis me alla ei pane peekonit, ta paneme peale, sellepärast, et peekoni idee oleks sealt läbi sulada. Siis mida sellest sinna alla topid, kui sulab sul ahju kõik. Siin kaasneb see oht, et kui see peekon siis küpsema hakkab, ei ole ta üldse seal serval kinni, siis ta tuleb sealt üles ja lõpuks on peekoni libad seal peal. No me saame seda ahju pannes sättida seal ka natukene. Proovime, anname ennast parima, et me peame tegema ikkagi, kuna peekoni viil meil ka liiga lai ei ole. Proovime seda voltimidega siin või seda siis teha kuidagi kavalamalt natukene. Ja teeme ikkagi pika poisi, mitte liiga paksu poisi, et ta ulatuks võimalikult hästi. Teine asi, mida pikema ja vähem paksama sa teed, seda paremini ta või kiiremini ta valmis saab. No, ahjus pikemat ei saa teha. Meil on suur ahju õnneks, me täna paneme selle konfimäksi. Okei. Nüüd saame päris pikad. Ja kui pika täpselt siis? Ilmselt tahaks seda lõika laua peal kallatada. Vara veel. Aga ei, ma olen kohe ühel pool. Nii. Aga nüüd, kas seda ka vana mõttes, et maitse alati enam või? Kusjuures päris korras on. Nii et kogus on nii, et vaatad lihahunnikut ja kallad sinna ise. Kogu aeg on maitse. Ja nii ongi. Samal ajal kui segad, siis kutsu endale kolmas käsi appi, kes kogu aeg kõrvalt suhu topib. Öeldakse, kui ma käisime Coca-Cooli, et kotletid haiged peab niimoodi rappima. Tegelikult ei pea. Tegelikult, mida rohkem sa rappid, seda sitkem ja tihedam ta jääb. Kui tahad vorsti teha, siis või mingi keeduvorstis on nii oluline, et oleks tihkesem asj. Ma annan seda väga hästi praegu. Seda praegu siit võidaks aga niimoodi kotletikese tegema ilusti. Väga head tuleksid. Teeme burgi retsepti ka kiiresti. Kuidas siit tuleks ju? Väga hästi. Ta on selles mõttes klassikast väljas, et ta on muna ja jutud sees. Kui sa veis ja purksi teed, siis sa ei pane, aga kui sa tahad... Ei no grilli peale see tuleks juma hea. Väga hea tuleks, jah. Mahlane oleks igal juhul. Ja kaua aeg oleks mahlane. Mitte kui ära jahtub, et siis oleks kuivaks ära. Sinna pean rääkima. Ei, mitte seda. Ma mõtlesin praegu, kus ma selle kähku kotleti saaks visata. Annan ma nii asjale. Proovi. Ei, las ta jääb. Ei, kusjuures tegelikult on... Kui teed kotletid haigend, teed valmis, siis ta teedki proovi kotletti. Kodus ka. Praed ühe ära ja maitse, kas on ka raske? See ei olnud päris hea. Oota, ma teen ühe veel. Ja siis, oi, pere pääses ka siia. Sööge võikusid. Nii, meil on siin sama hakkliha natukene, sest ei ole hullu. Ei ole hullu. Nüüd hakkame siis, proovime niimoodi, et meil on siin, võiks olla külmsuitsupeekon või toorsuitsupeekon, on lihtsalt voolitavam. Meil tuli kogemata täna suitsukeedupeekon siis. Need ribas on lihtsalt keeruline üksteist. Palun näita mind. Ei tule lahti, ma tean. Nii. Me oleme nüüd nii kaugel, et meil on siia suur töö on tehtud. Veel suurem töö on ees. Ladusime üle ühe need siis siia lõikelauale. Nüüd proovime selle siia vahel ära mahutada. Otsa panime ka 3 tükki. Niimoodi, et saaks otsa kinni keelata. Teise otsa jätsin praegu veel lahti ja natukene peekonit ka alles. Et kui on vaja pikemaks minna sellega, siis saame veel siit juurde panna. Ja hakkame nüüd siis... Hakkame. Hakkame, aga mehed minema. No tegelikult peaks selle nagu võimalikult ühe tükina panema. Aga noh, me saame... See on natuke liiga lai meil on ju. Kõrge ka. Jah. See tuleb mahu nüüd ma enam ei tea, kuidas me selle ahju paneme. Me kohe paneme ta fooliumisse ja siis saame. Siis peab edasi minema natuke peekoniga. Mõned viilud siia. Veel siis juurde. Nii.
küpses elame selle. Nüüd küsin mina, et kaua me küpsetame seda. Tead sa, oleks pidanud siia peekoni alla juba fooliumi panema keeramiseks. No, proovin koos selle lõikelauaga, see on ka õnneks vaata, fleksibel nad. Aga oleks küll või? No näed, inimene õpib kogu aeg. Peaasi tunnistada endale, et viga teed. Nii. Pikk poiss sai just väga uue tähenduse nagu, et... Ja nüüd meil ei ole rohkem peekonit. Selles mõttes, et meil oli siis kilo peekonit panime praegu siia. Lihtsalt ümber. Me paneme. Ja alla ei jätku kui suures. Me ei pane alla ju peekonit. Jah. Vaatame, mis meil siis tuleb. Selle võiks ka väga siuksed räbalad ka saab puugi ilusti ja ära panna neil veel. Nüüd panen siia otsa üks punn veel, jah. Ja nüüd meil on see, mis meil on. Oleks pidanud selle proovikotleti tegema. Seda nüüd peaks vaatama, et oleks mõlemalt poolt nii enam-vähem, sest et muidu on meil ta pärast ühelt poolt valmis. Siit nüüd natukene ühendama ka niimoodi, aga me jätame ta seisma, enne kui me ta ahju paneme, et ta ikkagi taheneks, nagu see räägitud, just ennem ka. Ja nüüd esimesena siis keerame need mõlemad otsad. Kas me paneme... See viimane, see on sul mingi maitsekas öelda. Paneme siia poole, siin oli vähem. Et kas on võimalik, et paneme ta näiteks, ka küll mul on nii suur küll, kuhu seda panna oleks, et ta tõmbaks tahkeks või? Taavas külmast, ta tegelikult ei ole soojaks läinud ju meil. Ei ole jah, katsudes on... Soovitus on, et munad, kõik jutud külmast, piimad külmast on ju. No jah, proovime nii. Nii, et vahetage kõik oma kodused puitlõikelauad need pappide vastu välja. Pole võtta kuskilt. Kasuta fooliumit on minu soovitus. Jah. Teise poole ka. Väga hästi saab, alt ei jäägi palju puudu, ma arvan, et see on suurepärane. Ja nüüd on vaja meil ta teise pidi sellile keerata, on ju. Me saame ta veeretada selle sama peal või? Jah. Oota, paneme siis fooliumi ära või? Ja, pane fooliumi. Ma ei ole nii kindel, et saab mulle ahju. Televaata näeb ikka, kui suur see on, jah. Et ta mahju kahju. Huge. Kurat, see on jõhker ju. Oled nii suure pika poisi kunagi teinud? Ei ole. Võib-olla peekoniga ei mitte, aga ma mõtlen, kui kuskil sööklas teed või niimoodi, siis ahju. Ei, nii pikkas ikka ei tee. Ei hakka. Ei ole veel. Nii, kui me saame ta... Paneks nüüd selle siis siia ette, on ju, aga paneks topet kindlasti vaja. Nii, noh. Me peaksime ta voolima lihtsalt. Kas me peaks... Kas me... Noh. Saad veel veeretada, või? Ja ma mõtlesin just seda sama, et kui me veeretaks ta nüüd teistpidi, et saaks ahju veeretada ta sisse... Õige pidi või? Aga peaks ta ära maitsestama pealt või? Jah, siis küll, kui sa tahtsid panna seda, või tahtsid seda panna, siis rullime. Võtta. Ma räägin, see on nagu sünnituse vastu võtta. Hirmus tegib ju teile. Sweet and Saberiga, kuna sigalihale meeldib see, siis ja värv jääks ka ilus pärast siin üks. Kuule, kas sul sinna külmikusse mahub üldse või? Selles automaas mahub küll. Saad selle välja võtta selle väe välja, kui põhja panevad siis. See oli kala järgi nüüd. Ma võime sügavale maa panna korraks. Ega see mõttes, aga ta jäässe juba minna. Seal ka ei ole ruumi. Siis ei mahu. Ei mahub küll. Nii. Jätame ta nii üldse kinni. Minu palli. Niimoodi kahju ka panna, see kindel peekon ümbert ära ei tule. Ja alguses, tegime naljad. Näe. Kommid ja. Jah. Doktori vorst. Ainult, et parem. Aga nüüd siis paneme tahenema tõesti, noh. No paneme sügav külma, kauaks me paneme? 20 minutit.
Pool tundi maksu pakkunud, jah. Okay. Ja siis ahi on kuum juba ja siis virutame ahju ja pulgad sisse ja kellad külge ja hakkame ootama. Tavai. Võta otsast. Lähme. Nii. Nii ta on. Tagurpidi ilusti. Siit üle selle ääre peale laskma, eks ole, sinna poole. Võtan kohe selle pausini peale. Toetan selle äärega siis sinna grilli peale. Võta see. Pondi korra välja. Jah. Au. On see. No nipa-lapane. Nii. Opa. Jah. Kas võiks natukene lühem olla, et... Oi, blinn. Ja kes ikka nalja teeb, kui ise ei tee, ah? Süüa küll on ikka. No, loodame. Aga panen siis pulgaga sisse ja ootame siis mingit 75, et... Aga me mingisugune nõks enne peame hakkama teda võidma ka. Et kaste oli ju plaanis. Võtta korra? 45 mitsa võib küll lasta minna, ma olen praegu. Või 40, jah? Tund. Arv tund, jah? Lülat, jah? See on nii suur. Sa tõstid 140 peale? Jah. Aga nüüd tuleb natukene rohkem, sellepärast, et pani oli lahti liiga kaua. Aga me mõõdame täitsa keskelt, sellepärast, et siin on ta kindlasti väga palju rohkem valmis pärast kui seal. Aga nüüd on natukene aega vaja ahju pausi peal hoida selleks, et mitte. Vambola hiigelvorst on olnud ahjus circa 40 midagi minutit. Ta on tõusnud 8 kraadi pealt 35-ni. Just oli 33, nüüd on 35. Joh, oli. Vaatame korda. Oho. Ahah. Kerib küll. Väga ilus on. Äkiks sa näeb kuidagi? Ei ole. Ma arvan, need otsad kärssavad meil ära, sest need ulatavad plaatidest üle. See ulatab isegi sellest alumise korvi servast üle siit. Nii et minu küsimus on see, et see jääb siia törts resti külge veel. Saab selle, me võtame ta siit legona ära ja paneme pärast laua peal kokku tagasi. Ma ütlesin, see nagu sünnituse, sissepanek on nagu sünnituse vastu võtta välja, ta hakkab veel suurem. Aga rahku läheb, praegu tuleb silma peal hoida järelikult. 35, just oli 33, just. Päris kiirelt läheb. Jah, ja ütleme nii, et 20 mitsi tagasi oli 17. Praegu kerib kiirelt. Sest me võtsime ta välja, panime sondi sisse, võtsime külmikust välja, panime sondi sisse, see oli 8 sised. Millal sa tegid varem voodrilaua prappi? Ei paeta ei ole vist on laiem. See ikka on laiem. Kurat, nii vaatad, ma võiks VBK-sse tagasi minna. See magust oli serveerimis seal valmis. Meetrine mees. Good stuff. Ühesõnaga 72 näitas praegu sisetempi. Ehk siis me võtta klotsid põuest välja. Kui see üllatavalt võrdne, kui me kartsime väga, et ääred äkki on juba mingi 110. Selleks ajal, kui sees keskelt saame selle 72, siis tegelikult ei ole nii just, jah? Ei ole, noh, on ühest otsast, need erinevused on väga kummalised pigem, aga pigem on ta isegi ühtlane nagu läbi terve selle vorsti. Peekoni tekk ütlustab ära, äkki sealt ei saa kuidagi välja mingi teadmist. Jah, ei tea. Aga hästi on, jaa, ai. Aga me peame tegema glasuuri värki nüüd. See tähendab, et Champions Blend, kuna kõik teised maitsed olid siin soolased, siis sellega
balansseerime seda lugu siin ära. Ja noh, okei, see vorst on nii pikk lihtsalt, et seda kulub siia. Ja no ahju läheb ka nüüd seda sisse, aga noh, peab läikes olema ju. Ja on näha ka need kastmed lähevad, kuuma saavad, üli nagu õige konsistents tekib kohe. Ja noh, ja tegelikult on hea, on pildi koht, kurat, noh. Läigib nüüd küll nagu võimalik. Ei oleks me ta ruugi alla panda, oleks see kaste maha jooks lahina ja nasa peab praegu maha. Tšudžuu. Nii, ja nüüd me laseme ta sisetembini 75 umbes. Aga noh, me peame katsuma läbi selle ka, et ja siis on põhimõistatus. Kuidas kätte saada? Kuidas see siit saada selle peale? Selle me mõtlesime juba välja, et seda üldse kuhugi panna oleks. Kuidas? Veel ei tea, aga saladuseks ei jää. Võib-olla legona, aga loodame ühes tükis. Otsus on reis. Siit on valmis. 74,5, 6. Üle. See on ka pigem 75 olemas. Siit läheb juba oluliselt tahkemaks see lugu. Noh. Kas on aeg on käes või? Aeg on saabunud. Paneme selle nagu siia nii. Sa oled väga ühend lihtsalt sinnapoole või? Ma arvan, et sa tõsta niimoodi siit, hoia seda siit. Ja hakkan üle, kuidas pool tõstma, sa lükka allapoole järjest. Kuna me oleme selle sanga kohal, siis see sitt nagu ma arvan. Aga proovime. Prooviks teda tõsta korraga kahekesi. Niimoodi või? Kahverent ribi peale muidugi siia. Vaba, 1, 2, 3 ja nagu nipsti näid. Seisab koos nagu vana mees. Jah, mingi väike Peeter ei ole. Noh, kuule. Vaata, Halleluuja. Kätega peaks hoidma servadest parega kõver. Ja miks? See kukut sülle tuleb. Lähme tuppa, lähme sööma. Noh, vaatame, millega me hakkama saime. 58 sentimeetrit. Noh, pole päris meetri meeles. Põlvepikkule. Kust ma selle pooleks nüüd sain? Keskelt? Keskelt. Keskelt. No, sa võid ju ääres minema hakata, vaata, kuhu ma nii jõuame. Okei. Assa. Üsna tihkelt lõikab. Jah. Vaata, et peeklast läks ka ilusti läbi, et see glasuur tegi oma töö, et pehmendas seda. Pane nüüd seda kaamerat. Assa, on nagu pikk poiss või? On. Ilus on. See võiks veel pooleks teha, siis oleks ikka 4 pereseas söönuks või? Palju me arvutasime, palju siin siis kilosid on lõpuks? 5 ja natuke peale. Okay. Kilo peekonit, 2,8 kilo veisihakkliha, kilo tuli sellest ja peale natukene tuli sellest munad, piim, panko. Et no ma ei tea, kastet panid ka omajagu. Et 5 kilona. Ma seerin sulle kama või? No, share'i mulle. Kama. Ja siis oli 75, jah? Jah. Kind of. 7, 4, Oleme. 79. Aga ei, tihke on. On. Koka käsi on mängus või? Sellepärast, et ma leidsin poest pankad. Jah. Täpselt paras. Sool on paikas, jah. Ja Champions balansseerib. Tip-top. Daddy like a lot. Kui ma ütlesin sulle, et me teeme pika poissi, siis ma olen mõelnud nagu... Nii pika või? Meest sõna särgus arvest või?
ega kui pikk, siis olgu pikk. Mis kõige olulisem on, et tõesti väga maitseb. Ja mahlane ka, kui tahke, aga mahlane ikkagi. Peekonist on seda rasva oma jagu minema näinud. Ja seest on ülimahlane. Ja kuigi alguses ei öeldud, et teed toorsuitsu või külmsuitsu peekoniga lihtsalt panna, siis tegelikult see keerukas toimib jumala hästi peal. Väga hea. Lahti ei löönud midagi. Ja ta ei, põhihirm oli, et hakkab kruttima meile neid sidumiskohtisid lahti ja siis ta jube nagu. Aga kõik püsis koos ja noh, vaadake seda elajat. Seda saab nüüd mingi 6 aega hommikuti leiva peal lõigata. No nädal. Õhtul ka ju. Jah, siis. Ja, veiselihast saab väga hea pika poisi teha. Proovi teha pika poissi. Mitte nii pikka. Eriti kui sa üksi oled, sellepärast, et seda ei saa... Või kui teed pikema, saada pilt. Jaa, challenge, kes teeb kõige pikema pika poisi. Ülemvaim, ma arvan, võidab talle see pikk offset. Rullib sisse sinna. Jah, sest Maxi mahtus see praegu ära. Kui sinna smokidesse, oleks läinud 47 on rest. Ja see oli meil ka üle serva ikkagi natukene. Kule hea suitsu maitse lõpuks suusega. On ja see lööb siit alt. Kõik on olemas, kõiki lugusid mängib, mis tahaks ühest. Ja need maitseained olid ka õiged. Üliõrn vürts on kuskil ka. Ja siis balansseerib selle magususega veel. Super luks. Proovi teha pika poissi. Pane pilti, kui pika poisi sa tegid. Aga olgu mõõdulink kõrval. Jaa, mõõdulindiga, sest meie mõõtsime mõõdulindiga. Ja kui sulle meeldib, mida sa näed, siis subscribe'i, pane kella, tule järgmine nädal tagasi, sest et siis me teeme mingi järgmise rolluse. Kindlasti. Jah, tšau. Nägemist.